Tere taas, head TV7 vaatajad. Me oleme oma tänase saatega jõudnud oma sarja, ma võiks ütelda, südameni. Ja seda sõna kõige otsesemas mõttes. Nimelt täna me räägime sellisest naisest, kes on olnud Jeesusele kõige lähemal. Lausa füüsiliselt kandnud teda oma südame all. Ja te võite kõik juba arvata, et meie saade saab olema Maarjast, meie armsa lunastaja emast. Ja see on tõepoolest väga eriline meie kõigi jaoks, me oleme väga põnevil. Peale selle on meil siin ka väga põnev külaline. Ja teemegi nii, et kõigepealt, nagu ikka, tutvume meie külalisega. Tere tulemast kirkuse kiituseks saatesse Liivika Simmul. Tere, aitäh kutsumast. Ja sulle Külvi Maisov, aitäh, et sa oled ustavalt vestlemas ikka minu kõrval. Ikka, tere jälle. Liivika, sind teatakse üsna palju Eestis tänu sellele, et sa oled Püha Johannese kooli nii kenasti vedanud. Ja see kool on saanud Eestis üsna tuntuks ja väga hea maine. Ja ma tahaks, et sa võib-olla enne seda, kui sa seda kommenteerid, kuidas oled sina üldse jõudnud sellesse kohta? Ja mis on sinu selline võib-olla elutee ja usutee olnud? Üleüldse võib-olla sa annad meile väikese ülevaate. Hästi. No võib öelda, et ma lapsest saadik tundsin suurt igatsust Jumala järele. Ma ei käinud lasteaias, olin kodus, kus vanaema ja vanaisa olid usklikud. Ema ja isa ei olnud, käisid tööl, aga ma olingi selline vanavanemate memmemuna. Ja nemad lugesid pühakirja, nemad palvetasid, nemad tegelikult andsid mingisuguse sellise elutunnetuse. Ja ma mäletan seda, me elasime Tartus sellises 2-korruselises majas, kus alumistes tubades, nagu tookord ja võib-olla ka praegu sageli on, võis ringi käia niiviisi. Ja ma mäletan seda, et mõnikord me vennaga jooksime ja ma mäletan näiteks sellist pilti, et kui me jooksime siis niiviisi mürades mööda maja ja jooksime läbi vanaema toast, siis vanaema oli voodi ees, öösärgiga põlvili palvetas ja ma sain aru, et valgus tuleb vanaema seest. Tegelikult siiamaani, kui mul on mingisugused keerulised hetked, ma mõtlen tagasi sellele vanaema kujule, et tema lumivalged juuksed, tema tohutu selline leplikkus, rahulikkus. Ja ma mäletan, ükskord me korjasime tikreid ja vanaema jutustas mulle üldse palju piiblilugusid ja rääkis Joona lugu. Ja siis ma tookord mõtlesin, et ma ei usu seda, et see ei saa olla nii, et keegi on vaala kõhus ja siis, et vanaema ikkagi küllaltki, ütleme nii, et fundamentalistlikult tõlgendas. Aga nüüd ma olen ise jõudnud kõige juurde ringiga tagasi, et ei kahtle, nagu olen ise vanaemana nüüd 3 lapselapsele valmis samamoodi jutustama, nagu minu vanaema mulle jutustas. Et ühesõnaga sealt sai alguse siis ka selline mingisugune ärapöördumine või et ma seda ei usu ja ka ema kutsuti kooli ja öeldi, et lõpetage ära see kodus, et kuskilt ikkagi mingisugused sellised signaalid õpetajani jõudsid. Aga siis ma mäletan, et ma alati vanaemale ütlesin, kui mul oli mingi kontrolltöö või eksam, et vanaema palveta. Ja alati ma sain 5 ja ma olen kindel, et tänu vanaema palvetele. Aga võt, ma liiga pikalt jäin sinna, võib-olla kust see pärit on. Aga siis hiljem me sattusime siis Tartu Pauluse kogudusse. Et olime seal väga aktiivsed juhatuse liikmed, pühapäevakooli õpetaja olin, mu abikaasa oli Vöörmünder. Siis ma sattusin õppima usuteaduse instituuti, oli selline Pille Valgu poolt initseeritud ja kureeritud üldise teoloogia kursus, kus siis õppisid usuõpetuse õpetajad ja nii ma läksin ka siis Treffneri gümnaasiumisse, olin seal õpetaja, nii et minu praktikandiks olid
nii Toomas Jürgenstein, siis kui ma jäingi teise lapsega koju, siis ütlesin, et jää siia, sina siia minu asemele ja Liina Raudvassar ja Kerstin Kask ja siis aga kui me kolisime Tallinnasse, siis ma nagu kuidagi ei leidnud sellist head kogudust ja ma ise arvan, et see tõepoolest oli just tänase meie saate peategelase Jumalaema selline kutsumine, et ma täiesti aimamata, kuhu ma lähen ja mis minuga toimuma hakkab või mis ees ootab, sattusin Kuremäe kloostrisse. Ja seal avanes mulle siis õigeusu maailm ja nii ma siis olen nüüd üle 20 aasta rohkem õigeusu kirikus ja seal siis sündis ka see Püha Johannese kooli idee, mis tõesti mitte millestki pisikesest sinepivakesest on kasvanud nüüd selliseks suureks kooliks ja meil on hea meel, et meil on kõikide kirikute, konfessioonide esindajad nii tööl kui perekondade, õpilaste hulgas. Ja võib-olla kõige rohkem inimesi, kes ei ole sugugi üldse ühegi kirikuga seotud. Et vot niisugune teenimise tee, et see on ka mul ikkagi Jumalaema sellise eestkostega isiklikult väga tihedasti seotud. Väga põnev. Ja väga huvitav. Aitäh, Liivika, sellise toreda sissejuhatuse eest, sest tegelikult me peame võib-olla ka natukene vaatajatele tegemagi selgeks, et miks me oleme täna kutsunud siia Liivika. Sest tõesti meil ei ole ühtegi õigeusu kiriku inimest olnud veel selles sarjas ja meile tundub, et jõudes nüüd tõesti Maarjani on üks see koht, kus võib-olla oleks hea laiendada natukene oma võib-olla vaatenurka või silmapiiri või kuidas iganes, sest Maarja, nagu sa oled siin ka paar korda öelnud, on vähemalt teie konfessioonis nagu ääretult austatud ja tõesti hoopis teisel positsioonil kui võib-olla protestantlikes kirikutes ja vabakogudused sageli võib-olla ei oska midagi üldse arvatagi. Et ma usun, et me kõik vajame võib-olla üksteise selliseid nagu vaatenurkasi siia lauale kokku tuua. Või Külvi, kuidas sina tahaksid veel kommenteerida, et meil on täna selline väga põnev vestlus, ma usun ees. Ja. Ei, ma olen nõus, et protestantidena ja meil oli ka pool juttu sellest, et kui sinagi olid ise selles liinis rohkem, et me loeme üle Maarja umbes nagu, teda oli vaja ainult Jeesuse sünnituseks või maale toomiseks maa peale lihasse. Aga kui sa seda mõtled ja isegi see, kuidas piibel ise kirjeldab Jeesuse sündi või Jeesuse eostumist ja Elisabethi ja Maarja kohtumist ja me läheme nendest detailidest läbi, siis tegelikult me oleme liiga kiiresti üle lugenud väga olulisi võib-olla isegi asju, mida piibel sinna on kirja pannud. Ja selle tõttu ma mõtlesin ka, et selle asemel, et olla oma infogrupis või info sellises kajakojas, on palju parem, kui me saame nagu treenida oma mõtlemist ja esitada võib-olla ka küsimusi, eks ole ju. Ja võib-olla ka vaatajale teadmiseks, et meil on 2-osaline saade Maarjast, mis tähendab seda, et me kõigepealt läheme võib-olla peamiselt läbi loo ja räägime täpselt seda, mis on piiblis kõikide vahepeatuste ja vahe selliste käikudega. Aga selle teise saate lõpus me võib-olla räägime ka rohkem siis, kuidas Maarjat täna nähakse ja kui erinevad need võib-olla pildid on ja kus need piirid siis meie jaoks piibelikult võiksid langeda. Et me ei taha teid kuidagi kuivale jätta, vaid tahame ikkagi kõike pakkuda, mis on võimalik, kui meil selline külaline on. Ja. Aga läheme teele. Lähme. Ja tegelikult see lugu ju alati, kui me jutustame uut lugu, siis me kõigepealt alustame nagu sellest kontekstist, et mis ajastus see üldse oli, mis samal ajal nagu toimus. Me teame, et kui Maarja oli noor tüdruk, siis see, mis Juudamaal elu oli väga ränk ja raske, oli Rooma okupatsioon, olid väga kõrged maksud, tavainimesed tegelikult elasid
väga rasketes tingimustes, et nii palju, kui mina olen lugenud, siis nad pidid tohutult palju maksma mitmekordseid makse, olgu need Rooma riigile, olgu need oma valitsejatele, pluss siis veel ka templile, eks ju, tasuti ja selleks tehti tohutult palju tööd. Ma arvan, et see elu oli väga tõsine ja see ülekohus ja see korruptsioon, mis ka valitses seal ja selles hetkes, kus Jumal ei olnud enam rääkinud mitusada aastat oma rahvaga, oli vaikus ja ometi oli inimesi, kes ootasid ja ootasid seda Jumalat ja kuidas sina seda jutustaksid meile, seda hetke, kui Maarja, ma ei tea, võib-olla sa tahad isegi minna tagasi ka sellesse, et kes olid Maarja vanemad või pere või see päritolu, et kui palju sinul on neid allikaid olnud. Ma saan aru, et te kasutate ka erinevaid pärimusi, täpselt samuti õigeusu kirikus, mis puudutavad Maarjat või Maarja peret, et võib-olla räägime natuke seda tausta kõigepealt lahti. Maarja vanemad olid siis vagad Joakim ja Anna, et nad olid ka eakad, samamoodi nagu Sakarias ja Elisabeth. Kas nendega oligi see lugu, et nad ei saanud ka last? Täpselt samamoodi, et nad tookord ju ka sellised vanemad olid põlu all, et lapsi peeti õnnistuse märgiks ja arvati, et kui on lastetused, siis järelikult on midagi ränka nende hingel, et seetõttu ka võib-olla sellise varjatud või varjamata hukkamõistu all elavad inimesed tegelikult niiviisi ka nagu puhastuvad. Ja vot samamoodi kõrges eas, kui siis jäid Joakim ja Anna ootama tütart, siis tegelikult oli neil ka antud selline taotlus Jumalale pühendada lapsi talle. Ja vot nüüd nii nagu apostel Paulus ütleb, et hoidke pärimusi, mis ma teile annan, vot siis siin nüüd natukene see kirjalik pärimus ja suuline pärimus põimuvad ja vot siis niimoodi pühade isade või kiriku õpetuse järgi selles suulises pärimuses on teada lugu sellest, kuidas Maarja väikese lapsena viidi siis sinna templisse kõige pühamusse paika, kus ta kasvaski niiviisi nii-öelda inglite hoole all ja inglite toita ja kostitada ja on lugu sellest, kuidas need, eks ole, Jeruusalemma templi, need astmed, sellised kõrged, olid väikesele tüdrukule nagu kergesti, ta liikus mööda neid, et niisugune võib öelda, et selline tohutu Jumala igatsus on teda iseloomustanud maast madalast. Ja veel on siis selline lugu, et ta, eks ole, tundis hästi pühakirja. Elas pühakirja lugemisest, palvest ja teda väga kõnetas, oli murranguline moment tema elus, kui ta luges Jesaja raamatust seda, et neitsi toob ilmale poja, paneb talle nimeks Immanuel, sellist ettekuulutust. Ja siis Maarja hakkas palvetama, et ta suurimaks sooviks oleks kohtuda selle püha neitsiga ja olla tema teenijanna. Et olla lähedal kellelegi, kellest siis meie mõistes Vana Testament nii mitmes kohas ette kuulutab. Nii et kui siis ütleme just seda tema alandlikkust nähes, et võib ju öelda, et ka miks Jumal, eks ole, vaikis, nagu sa ütlesid, et ta ootas, et tegelikult nii-öelda pidi sündima uus Eeva, kes, eks ole, nagu esimesele Eevale risti vastupidiselt käitub.
ehk et kui Eeva rikkus just nimelt sellist nagu kuulekuse ootust, siis Maarja 3 sellist tunnust, eks ole, et ta oli väga kuulekas, ta oli puhas ja Alandlik või? Mis ta alandlikkus, täpselt just nimelt alandlikkus. Et see pidi olema keegi, kes nagu selle missiooni tõesti välja kannab sellise, eks ole, poja kandmise, kasvatamise, tema ristisurma, ülestõusmise, et tegelikult sellist erakordset, ütleme see kiituse laul, kes sa ülem oled kui keerubid ja palju aulisem kui seeravid, ehk kes on inglitest, siis puhtam, kuulekam, alandlikum, et vot tema sellist nagu sündi nii kaua oodati ja vot see palve, et oleks ma selle neitsi teenija, et olla nii lähedal millelegi, mida on tõotatud, et see andis vot sellise nagu tunnistuse, eks ole, sellisest valmidusest alandlikkusele ja see samas ikkagi oli ju kogu aeg tema niisugune vaba tahe, et ta ei olnud ette määratud. Et ta oli küll, eks ole, nagu Jumal kõikide inimestega, et ta alati, eks ole, ju annab võimaluse ja kutsub, aga igas ajahetkes on inimene ikkagi vaba. Ja ka sellised keerulised missioonid, keerulised kutsumised. Inimene võib alati, seal, eks ole, langeda või eksida või taganeda. Et ütleme, tema niisugune truudus sellele igas elupunktis, see kogu aeg, eks ole, sai nagu kinnitust, tema pühadus. Ja, et seda pärimuse osas, eks ju, me ju ei tea, kuidas ta tegelikult oli, aga me saame aru, et Jumal tõenäoliselt selle tüdruku südant valmistas ikkagi ka väga erilisel moel. Sest tõesti selline kutsumus, see vajas nagu väga erilist Jumala puudutust ja vormimist ja me kujutame ette, et tõenäoliselt see lihtsalt päris nii ka ei olnud, et siin on üks tore alandlik tubli tüdruk, eks ole, et valin tema, vaid ilmselt seal võis olla midagi, mis on jäänud võib-olla varjatuks, mida piibel üldse ei ütle. Kuidas Maarja üldse üles kasvas, mis ta elus juhtus ja mis teda selliseks tegi? Ja sellisel ajal, nagu jälle me mainime nüüd mitmendat korda, Jumal ei ole ammu rääkinud, aga tõotus on kogu aeg seal nende kirjas. Nii et nad loevad, nad loodavad, nad usuvad. Me ju näeme hiljem Jeesuse elus ka, eks ole, et kas sa nüüd vabastad meid, kas sa nüüd pöörad kõik ümber, kas nüüd tuleb õiglus jalule. Ja tegelikult neid neitsisid oli ilmselt veel rohkemgi, kes ütlesid, et äkki olen mina. Ja siis on tõepoolest üks, kes on see valitu. Ja mis pärast ja kuidas, aga see pidi siiras süda olema ja väga kirglik süda tõepoolest. Et need asjad ei tule sulle lihtsalt nii-öelda tasuta või niisama kätte, vaid see on üks koostöö Jumalaga, milles. Ja tõepoolest see kiituslaul ka, mida ta hiljem ise laulab, ta esimene ju salm seal peale Elisabethi prohvetlust, eks ju. Ta ütleb, et ta on alandlikule armu andnud, ta on alandlikule toonud selle ja lõpetuse laul on jälle täpselt samamoodi, ta ütleb, aga ta tõstab üles need, kes on alandlikud ja ta murrab need, kes on hülbed. Et see kontrast kogu aeg tuleb esile, et minu lootus ei ole jätnud meid häbisse, meie lootus ei ole jätnud häbisse, sest Jumal teeb. Ja ma mõtlen just nüüd ka, et see alandlikkus, mida me ühest küljest võime näha nagu sellise võib-olla pehmusena või kujutame ette, et see inimene on nagu ääretult ikkagi selline väga pehme, siis kui me nüüd jõuame sinna paika, et noore teismelise neiuna peab tegelikult vastu võtma väga raske kutse, olla vallalisena rase sellises ühiskonnas, siis ma arvan, et selle noore naise sees olev julgus ja tugevus on ikkagi nagu hämmastav. Ja mis vanusest ta oli, eks ju? Ta oli väga noor. Mis vanusest ta võis olla? Kas 13, 14, 15? Just midagi sellist. Väga-väga noor.
ja kes teab, võib-olla Joosepki, võib-olla sa oskad valgustada, et kas temagi mõistis korraga, et kui Jumala kätetöö on siin, et siis on ju tegemist Messiaga, eks ole, et kuhu tema mõtedki sellel ajal läksid? ja et nad mõlemad, eks ole, ju kindlasti tundsid sellist nii-öelda sellist nagu püha kartust ja siis ka püha sellist usaldust, et Joosep ju jäi selles saladuses teda kaitsma. Aga Maarja ise ju läks oma sugulase Elisabethi juurde nagu kontrollima, et kas see, mis minuga toimus, kuidas seda hindab temast siis märksa kogenum, küps, püha Elisabeth, et ta läks nagu küsima tema nii-öelda arvamust, kuidas tema seda hindab ja seal, eks ole, ta leiab ju sellise suure kinnituse ja sellise, eks ole, et kuidas minu issanda ema minu juurde tuleb, et tal on ikkagi Maarjal kogu aeg tema elus sellised kahtlused, kannatused ja siis kinnitused. Et ta peab ise väga palju otsustama, näitama enda tahet ja siis kogema seda, kuidas Jumal teda kannab ja teda täidab. Ja seal on see kuulus beebi hüppamine, eks ole ju. Just, Rist ja Johannes. Püha vaimu peal, eks ole ju, tunneb ära, sest tema on kutsutud, see beebi on kutsutud teed tegema oma Messiale. Täpselt nii. Et prohvetlikud beebid ema üsas tegelikult juba kohtusid sellel ajal ja et see on elu andev jõud. Ma olen alati mõelnud, kui beebi ikka niimoodi hüppab, et piibel selle kirja paneb. See tähendab, et midagi nagu muutus või tundis ära vaim, eks ju seal sees, et see ei olnud tavaline jalaga lükkamine lihtsalt, vaid et see oli äratuntav Jumala reaalsuses. Kas see võiks olla julgustus emadele palvetada oma kõhubeebide pärast, sellepärast et Jumala vaim saab neid täita juba siis, et see on väga minu arust hea pretsedent. Piibellikult väga põhjalikult, jah. Kuulge, aga kas teil ei tundu, et me tegelikult peaksime veel ühe fakti või olukorra ära selgitama enne, kui me nüüd selles loos edasi lähme? Paljud loevad Luuka evangeeliumi algusest, Jeesuse sünnist ja loevad Matteuse evangeeliumi algusest ja mõtlevad, et kuidas need kaks asja omavahel kokku sobivad. Ja ma arvan, et neid küsimusi on päris paljudel inimestel. Kas me võiksime kuidagi teha ka selle asja selgeks, et miks need natuke erinevad sugupuud ja kuidas need siis nüüd siia kokku puutuvad? Nii hea lihtne küsimus sul, Helina. Ja ütleme niimoodi, et kunagi ma panin oma mõistuse ja hoole sellesse, et seda uurida. Ja ma saan aru, et kui väga-väga lihtsustatult vastata, kas sina oled seda uurinud või ma ennem, kui ma oma suu lahti teen. Ei, ma kuulan huviga. Et üks tuleb, eks ole ju siis nagu isa liini pidi. Ja teine tuleb siis vaimulik pärand tuleb tegelikult juutidel ema liini pidi, mis on hästi huvitav, eks ole ju, et jällegi ema piim, ema kasvatus, ema õpetus, vot sinu vanaema on see, kellele Jumal andis sellise vaimu, mis sind inspireerib ja nüüd sa räägid võib-olla tema moodi oled. Samas ka Paulus ütleb Timoteusele, eks ole ju, et sinu ema ja sinu vanaema, vot me tean neid ustavaid naisi, kes sind on kasvatanud. Nii et nüüd see küll niimoodi enam ei ole, aga sellel ajal tegelikult vaadati vaimset pärandit just nimelt ema liini pidi. Ja natukene seal on küll veel üks väga peen nõks veel sees, mida ma sellel ajal mäletasin, aga siin praegult ei üritagi ümber rääkida. Aga põhimõtteliselt tuleb esile just nimelt siis Maarja roll ka Jeesuse kasvatamisel. Ja just Luuka evangeeliumi sugupuu on see, mis käsitleb Maarja nagu ja Luuka on üleüldse vot siis selline evangelist, kes tõepoolest nagu näeb, ta ei ole juudi kultuurist, ta on ju pagan, eks ole, nii-öelda väljapoolt, aga ta näeb seda naiste rolli ja väga palju, kui sa vaatad, siis Luukal on silma nagu naiste mõju jaoks. Ja Matteuse evangeelium tegelikult siin on toodud Joosepi vaatenurgast, Joosepi sugupuu, mis näitab selgelt Jeesuse õiguslikku nagu pärimist õigust Taaveti troonile.
sest et ta pidi tulema Taaveti soost. Ja nüüd on mõlema liini kaudu on näidatud, üks on siis see bioloogiline ja teine on õiguslik, sest Joosep ei olnud ju tema lihas olev isa, aga ometi tal oli õiguslik seisund, eks ole, kuna ta oli ka see on nagu seadus ja arm. Jah. Nagu seadus ja arm oleks väga ilus selgitus. Et üks on tõesti see, mis tuli legaalselt, eks ole, et vot Joosep on tema ja vereliini pidi, mida juudid väga-väga oluliseks peavad. Aga teine on see, et mida ta päriselt vaimselt, mis toitu ta nagu oli söönud ja millesse ta oli vaimselt juurdunud, mis osutub olevat siis nagu tulema kokku Jeesuses Kristus. Aga Maarja oli ka Taaveti otsene järeltulija. Nii et võib öelda, et Jeesus oli tõepoolest Taaveti poeg ja kõik profeteeringud on siin nagu kinnitust leidnud, et ta oli see, kes võis öelda, et mina olen. Ma lihtsalt mõnele vaatajale tahakski öelda, et tegelikult neid sugupuusid vaadata. Me ju teame, et sinna on sisse pikitud igasuguseid põnevaid inimesi. Siis sa näed Jumala armu nagu tegelikult kogu aeg läbi seaduse aja ka. Et ta teeb tee sinna ja nendele, kes on talle meelepärased, hoolimata sellest võib-olla, kust selle inimese taust on. Ja seda on nagu hästi huvitav vaadata, et kui variserid keerasid käsu alati inimese vastu, siis Jumal on võimeline tegema tee alati inimese poolt, kes teda otsib ja siin on ilmselt Maarja täpselt üks nendest ka. Ja. Nii, mulle tundus, et see oli vaja nagu vahel ära ütelda, et siis lugege loomulikult ise hoolega, aga selge on see, et me vajame vahel neid lisaselgitusi ja sina oled täna meile andmas selliseid allikaid ja pärimusi, mida me otseselt ei saa võib-olla piiblist ei leia, aga mis on tulnud siis õigeusu pärimuses. Et me jõudsime sinnamaani, et nüüd Joosepist sai see mitte Taaveti, vaid Maarja kaitsja ja nad tõepoolest olid nüüd kahekesi koos seda messiat hoidmas, kaitsmas. Kuidas see lugu võiksid nagu edasi minna? Kuna meie saade ei ole ka väga pikk, siis ma arvan, et me võiksime... Ma tegelikult tahan ikkagi veel puudutada seda sama asja veel, kus me hiljuti just olime. Me olime selles Maarja kiituslaulu juures, see Magnificat, eks ole. Vaat see on nüüd asi, mis tegelikult on ju selles Maarja kiituslaulus peitub ju nii vanatestamentlike motiivide rohkus, kui ka see on nagu eriti siis võib-olla ka vanades kirikutes ta on nagu ääretult oluline, on nii palju laule tehtud ja palveid sellega seoses. Et see ei ole lihtsalt niisama Maarja tänu andmine, vaid kui hakata lugema, eks ju, siis tegelikult ta viitab ju ka Hannale, kes ka kiitis ja ülistas Jumalat ja siin on veel mitmeid viiteid Vanatestamendi erinevatele sõnumitele, nii et Maarja, kui ta seda kiituslaulu oma seest esile tõi, tegelikult teadis Jumala sõna väga hästi, et ta oli seda tõepoolest ikkagi pidanud uurima ükskõik siis mis kohas ja kelle kaudu ja kes seda õpetas või kuidas, aga see ei ole mitte Maarja enda looming, vaid tegelikult ta viitab Jumala sõnale siin mitmes kohas, et see Maarja kiituslaul Luuka 1. peatüki alates 46. salmist on väga ilus ja väga eriline. Et kas sa, Liivika, tahaksid võib-olla seda kohta omalt poolt täiendada, mida siin Maarja ütleb? Ja ta tõenäoliselt on see tunnistus ikkagi temast kui ka nagu tõesti Jumala kandjast. See, et ta kandis endas, eks ole, lihaks saanud Jumalat, aga ka Jumala vaimu, eks ole, see tema niisugune kiituse laul on, eks ole, kirikus selline õpetus, et Maarja oli esimene kristlane, et esimene, eks ole, kes puutus kokku sündiva Jumala pojaga, Kristusega. Ja ta on ka nii-öelda kristluse selline nii-öelda täiuseks saamine. Et tema nüüd juba lahkumisest on teada, et ta lahkus koos ihuga nii-öelda näidates sellist nii-öelda ülestõusmist
sellises nii-öelda nagu uinumises siit maailmast justkui minnes ja ka siia jäädes. Et see kiituse laul on mingis mõttes meile kõigile tegelikult selline kristliku elu üldse kvintessents. Igas elu olukorras ka teadmata, mis meid ees ootab või isegi teades, et kannatusteta see tee olema ei saa, siis ikkagi kiita igal juhul, mis minuga on sündinud või sündimas, kiita Jumalat. Ja kas pole tegelikult tõsi ka see, et tema alistumine ja Jumala vastuvõtmine ei olnud isegi siis, kui ta rasestus, vaid oli sellel hetkel, kui ta ütles, Jumala tahtmine sündigu minu elus. Et ta võttis selle sõna, mille ingel talle tõi vastu teadmata tõepoolest kõiki neid olukordi. Teine asi, mida ma võib-olla tahtsingi lisada, et tegelikult ei ole tema ise see, kes ütleb, et või isegi Elisabeth, et kes ütleb esialgu, vaid Gabriel ise ütleb, õnnistatud oled sa. Ja, just. Naiste seas. Ta tuleb otse kui selle, sest tema ju väriseb ja kukub nagu, et mis on minul tegemist sellise ingliga, eks ole. Aga Gabriel ütleb ära karda. Õnnistatud oled sina naiste seas ja ilmselt see juba temale lõi mingisuguse lootuse, et kui Jumalal on temaga plaan, ma tahan teha. Vot see sama tahtmine, ma tahan olla see Jumala sulane. Ma tahan olla tema nagu teenijanna, ükskõik mis see mulle maksma läheb. Ja hiljem on ju profeteering, kus ütleb, mõõk läheb ka läbi sinu südame. Et ta teab, et hind saab olema väga kõrge. Aga ta paneb oma silmad, nii nagu ülejäänud usukangelased samamoodi, kui nii tohib võrrelda üldse, sellele, mis on igavene. Yeah. Välja nagu arvates või kuidagi kõrvale pannes selle, mis see talle kasu selles maailmas toob. Ja huvitav on, eks ju siin, et kui on öeldud, et Maarja oli vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada, siis sõna vapustatud on ainsana piiblis üldse selliselt selles kohas. Inglise keeles on ta troubled, nagu väga nii, et ja ta ei mõelnud mitte selle peale, et kes see mulle ilmus, vaid ta oli vapustatud nende sõnade pärast, et ta läks kohe hoopiski sellesse sisse, et kuidas mina sellesse nagu puutun, et sõnad olid ju rõõmusta, sa armu leidnu. Issand on sinuga. Ja Maarja ei hakanud tegelema sellega, et ta kohtab inglit, vaid ta hakkas kohe mõtlema, kuidas see nüüd minuga, mis see mulle tähendab. Et ta oli nagu valmis vaimus kohe minema nagu selle sõnumi sisse. Et see valmisolek, ma arvan, oli nagu tema sees tõenäoliselt küll, sest siin ei olnud nagu vaja ehmuda selle pärast, et mulle ilmus ingel, vaid et hoopis kuidas mulle sellised sõnad, mida see tähendab mulle. Kas ei ole Maarjal üldse ju see iseloomujoon, et ta võtab sõnad vastu ja jääb nende üle mõtlema ja mediteerima, eks ole, et hiljem on seda ka korratud, kus on, et kui Jeesuse kohta öeldi hästi, et ta hoidis neid sõnu oma südames ja ma olen nii mõelnud, et vähemalt meie ringkondades võib-olla vahel minnakse kohe tänava otsa ja ütlema, näe, mina olen nüüd Messia ema ja kuulake mind või vaadake, ingel kutsus mind õnnistatuks. Ei vastupidi, ta oli tõepoolest nagu Jumala kartuses mõtleb, mida see kõik võiks tähendada ja ta peidab selle sõna nagu oma südamesse. Ja hoiab ja kogub ja kerib neid asju ja näeb järjest rohkem Jumala kätt selle elu peal, eks ole. Ja, et just see niisugune varjul olemine või varju jäämine. Et see on, mingis mõttes võib ka öelda, et ta on niisugune nagu munkluse võrdkuju. Et kui me mõtleme sellist niisugust kristlikku, askeetlikku traditsiooni, et kõigepealt see niisugune täielik lahtiütlemine maistest lõbudest, meelitustest, ahvatlustest, mõnudest ka tunnustusest. Et enese täielik fokusseerimine ja ka pühendumine Jumalale ja teiseks mitte üheski elufaasis, kuigi nii nagu ütleme, munklus on privilegeeritud, võis ju ka Jumalaemaal tekkida kiusatus mingisugusest enese privilegeeritusest mõelda, aga mitte
mitte sellele järele anda, mitte seda tajuda, vaid vastupidi. Ja siis veel just see niisugune peitu varjule justkui mingisuguse katte taha jäämine, mitte esiplaanile tulemine. Et see veel kord annab tunnistust vot sellisest suurest sisemisest mõttepuhtusest, et ma ei võta neid ahvatlusi vastu, mingisugune võimukus või rikkused või mis seal Kristusegi kiusatused olid. Et tema jäi just oma sisemises elus, oma mõtetes täiesti puhtaks. Muidu ei oleks ta nii-öelda välja vedanud. Ja seetõttu see niisugune ka enda nii selliste läbielamiste kui kogu oma olemuse niisugune varjule jätmine. Jah, ta teadis, et see on nii Jumala töö, et ma parem ei tohi jalgu jääda, eks ole ju, või kuidagi. Ja niisugune võib-olla tagasihoidlikkus, et enese niisugune mitte just afišeerimine või mitte sellises nagu inimlikus plaanis, vaid eeskätt sellises nagu sakraalses plaanis enda koha nagu võtmine. Ja samas ikkagi julgedes ka seda ju ütelda, et mind kiidavad õndsaks kõik sugupõlved, et ta ikkagi teadis, et ma olen kõige selle keskel eriliselt õnnistatud. Et see südame hoiak muidugi. Ma saangi nagu aru, et kui me peaksime kuidagi moodi Maarjast midagi eeskujuks sellist võtma, siis see hästi madaluse, alandlikkuse poole hoidmine on ilmselt see asi, mida Maarja väga selgelt nagu meile on esitlenud selle loo kaudu, sest olla samal ajal nagu sellise erilise välja valitu rollis ja mitte tehes mitte midagi omakasupüüdlikku selle juures on nagu minu arust see asi, mida Jumala vaim tegelikult ju meile kõigile minu arust tahab õpetada. Tahaks, et me sees oleks alati see teisele ruumi tegemine, alati sellele kõrgemale Kristusele ruumi andmine. Ja samas selles laulus ta ütleb ka, et ja see on salm 47 ja ta ütleb, ja mu vaim hõiskab Jumala minu päästja pärast. Ja. Et me kristlastena saame aru, et siiski kõige selle keskel, kus ingel kutsub sind nagu kõige õnnistatumaks, oli temal päästet vaja. Et ükskõik kui hästi ta kõike seda tegi, millesse võib-olla meie igatseme, vähemalt mina küll igatseksin, leida see viis, eks ole, nagu sinagi ütled, et naisele või usklikule või kristlasele, siin on nii palju magusat neid terasid, mida tuleks nagu sisse endale võtta ja oma eluks osaks teha. Kõigest sellest hoolimata oli ka temal vaja ikkagi päästet, et Jeesus oli ka tema päästja, mis on täielikult nagu selline koht, kus meie mõistus vist ei saagi hästi aru, et kuidas see kõik töötab. Ta kannab Jumala ihu enda kehas ja ootab tema päästet, eks ole ju, võttes vastu Jumala seemet. See on nüüd üks müsteerium, ma arvan. Ja ta mõistis kellega ja millega on tegu ja tõesti andis au ainult Jumalale ja see, kui ta ütleb, et kõik sugupõlved jäävad mind kiitma, et ta tegelikult ju sai aru, milline abi temast saab olemagi nendele sugupõlvedele, kuna ta on Jumalale, oma pojale nii lähedal, siis ta saab lihtsalt aidata nii palju inimesi. Et me näeme seda ka seal Kaana pulmas, eks ole, et ikkagi kuidas ka siis, kui Kristus ütleb, et minu aeg ei ole veel tulnud ja nii-öelda on tõrges ema palve suhtes, ikkagi täidab selle ja just ja seal, eks ole, on see otsekõne, kui Jumalamaa ütleb, et mida iganes ta teile ütleb, seda tehke, et see tegelikult ongi mingis mõttes meile inimestena nii suur lohutus,
et on siis teda võrreldud ka Vanas Testamendis öeldud, et taevast tuleb redel. Et nii nagu justkui Jumal tuli Maarja kaudu maa peale, nii Maarja kaudu saame ka kuidagi meie inimestena nagu mööda redelit niiviisi taevale lähemale. Ja ometi, vot see on nüüd üks selline koht, kus tuleb meelde see kirjakoht, kus Jumala sõna ütleb, et on ainult üks vahemees Jeesus, eks ju. Vot siin on nüüd see segaduse koht, et Maarja on ilmselt väga hea, nagu pühakud üldse, kui me räägime pühadest, eks ju, tegelikult seda sõna me ei kasuta, aga Paulus kasutab ja muidugi on erinevaid astmeid, kuidas erinevad konfessioonid vaatavad. Aga et Jeesus on see vahemees, kes nagu toob päästmise, mis on ainukene rada päästeks. Aga ja need pühade elud, eks ole, mida me saame ja mida mööda me saame õppida ja oma, see on peaaegu nagu lilledel on vaata need, kuidas sa kutsud neid, kuhu roos kasvab, on ju? Et tegelikult distsipliin on ka nagu tugi, millele me saame vaadata nendele eeskujudele, kes on ees läinud, et nendelt õppida. Ja ometi nemad ei päästa, vaid tõepoolest, et Jeesus päästab, eks. Kindlasti. Mina pean selle põneva vestluse siinkohal teil nüüd kahjuks katkestama, sest meie tänane saateaeg on läbi. Aga me jõudsimegi täpselt selle loo ära läbida, mis võis Maarja sees toimuda enne Jeesuse sündi. Ja me saame jätkata järgmises saates juba siis, kui Jeesus on siia maa peale jõudnud ja mismoodi siis Maarja elu edasi läheb. Aitäh Külvi, aitäh Liivika selle osa eest, mis meil oli ja jätkame järgmisel korral. Teile ka head vaatajad, aitäh, et olite meiega ja tulge kindlasti ka järgmisel korral kuulama, mis Maarja elust edasi sai. Seniks aga teile palju õnnistusi. Armas televaataja. Loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!